Hei, tere hommikust, kaunist alanud nädalat ja tervitused jällegi kõikidele müügiinimestele üle maailma, igale poole, kus te parasjagu viibite, 74. müügiminutid eetris. Ja täna testin sellist uut mänguasja, milleks on DJI selline äge kaamera koos gimbaliga ja mis trackib mu nägu ja tuleb mulle järgi ka, kui ma veitsa liigutan, nii et vaatame siis, kuidas selle kvaliteet on. Esimene katse, millest täna räägin? Täna räägin ühest teemast ka tegelikult, mis on mul ammu mõttes olnud, aga ei ole sellest ennem juttu teinud. Ja tänase osa pealkiri võiks olla sisse ja väljapoole organisatsiooni müümine. Ja te kindlasti küsite, et mis mõttes sissepoole organisatsiooni müümine. Vaadake, kogesin kunagi, ma enam ei tea, kas 6 aastat tagasi, midagi sellist, kogesin esmakordselt elus sellist situatsiooni, et ma hakkasin märkama ühe kolleegi puhul, et ta ka müügiinimene ja ta müüb ettevõttesse sissepoole rohkem, kui ta müüb ettevõttesse väljapoole. Ja see algus oli minu jaoks niisugune veider ja ma ei saanud sellest aru ja see tekitas mul hästi palju küsimärke, et eos nagu müügiinimese olemuse poolest, müük ongi see, mida sa teed ja sa pead performima, sa pead uusi kliente majja tooma, sa pead diile close ima. Ja kui keegi hakkab müüma organisatsiooni sissepoole, ehk siis hakkab müüma oma vajalikust ettevõtte omanikele, siis tekib alati küsimus, et aga nagu pahupidi on see probleem, et tegelikult sa peaksid ju müüma väljapoole ja peaksid müüma uusi kliente majja tooma. Nüüd 2 minu elukogemust on muutnud minu arvamus sellest. Nimelt, kui ma töötasin checkout'i ridades, see siis maailma üks suurimaid ja võimsamaid online maksete vahendajaid, siis hakkasin ma aru saama sellest, et mida multikultuursem, mida rahvusvahelisem, mida rohkem laiali pillutum on müügitiim, seda rohkem tuleb teha majja sissepoole müüki. Ja mida ma selle majja sissepoole müügi all mõtlen, on see, et vaadake, kui teil juht on ühes riigis ja tiimi tuumik istub teises riigis ja sa ise istud 3. riigis ja vicepresident Euroopas istub üldse 4. riigis, siis hästi lihtne küsimus on see, et kuidas ta teab, mida sa teed. Ja loomulikult sinu otsene juht ju võiks teada, sest teil on iga nädalane kohtumine ja sa räägid, mida sa teed, aga küll aga järgmine level sellest ja järgmine level sellest ei pruugi teada, mida sa täpselt teed ja teisest küljest ei pruugi sa ka saada ettevõtte parimat ressurssi, kui sa ei müü sissepoole seda, mis sul parasjagu käsil on. Ehk siis sissepoole müümine on 2 mõttes. Üks on see, et sa informeerid teisi, mida sa parasjagu teed ka oma ebaõnnestumistest, selles mõttes, et me müügis tihti tahame rääkida ainult oma õnnestumistest, aga kui tooteturu sobivus ei ole päris seal kohas ja sa teed väga palju tööd ja hoolimata sellest ei saada sind edu, siis sa pead ka seda jagama. Ehk siis teised oleksid teadlikud sellest, et olgu pingutus seal, tagaside see, ei võitnud diili, ehk siis adaptsioon või nagu kiire reageering, mida siis peab tegema selleks, et järgmine diil võita. Ja see peab terve ettevõtte kaasa aitama. Teisest küljest, kui inimesed on pillutud üle maailma laiali, siis sinu, ütleme, sinu poole teiste kursis hoidmine on tegelikult see koht, kus teised teavad, kas sa üldse midagi teed. Sest et, olgem ausad, mille järgi siis rahvusvahelises ettevõttes saab aru, et sa üldse midagi teed? 2 asja järgi. Sinu one-on-one või 1-1 sinu müügitiimi juhiga. Ja teine asi on see, mis andmed on sul CRM-is. Rohkem ei ole mitte mingil võimalusel nagu sind siis kuidagi võimalik mõõta. Ja see, mida sa CRM-is või sinu müügitarkvaras, müügihaldustarkvaras, seda jälgitakse igapäevaselt. Ja see annabki selle statistika, kas sa üldse midagi teed. Ja kui sa CRM ei täida, siis sa oled täielikult out. Siis ei aita ka sinu 1-1 vestlused müügijuhtidega. Siis kuhu ma tahan selle mõttega jõuda? Müü ennast alati sissepoole. Ma paneksin kaalukausi. 80% siis oma ajast pead sa müüma ettevõttest väljapoole.
20% ajast pead sa miinimum kindlasti müüma sissepoole, selleks, et teised oleksid teadlikud, kus sa liigud, kuidas sa liigud, juhtkond oleks teadlik, mida sa täpselt teed, kui sa ebaõnnestud, kus sa ebaõnnestusid, miks sa ebaõnnestusid, selles mõttes, et ära karda seda sisemist hirmu või seda vale häbi, et ma ebaõnnestusin sellepärast ainult, et mina olin veel algaja. Ei, see on võib-olla pool sellest case'ist. Sa ebaõnnestusid ka sellepärast, et ettevõtte tervikuna, toode või teenus ei ole selle turu jaoks veel sobiv, valmis, seal tuleb tööd teha, seal tuleb muudatusi teha, seal tuleb adapteerida. Ehk siis teised peavad sellest teadma. Ja teisest küljest, et saada endale tuge, seda tehnilist tuge, ma olen töötanud väga tehnilistes valdkondades, kus on inseneride tugi alati hädavajalik, ärikriitiline. Ja kui ma seda ei jagaks, siis ma ei saaks seda inseneride tuge. Ehk siis mul on vaja parimat võimalikku inseneride tuge ehk close ida diile. See on siis selline nagu sissepoole vaade ja mulle üks huvitav vestlus oli minu viimasel missioonil, kus ma toimetasin, siis rahvusvahelise tegevjuhiga. Ja meil oli siis selline arutelu, kus me läksime pisut emotsionaalseks, väga oluline teema minu jaoks. Ja teema oli siis selline, et kui sa müügiinimesena annad turu peal oma klientidele lubadust ja organisatsioon sinu taga ei suuda seda lubadust täita, toode või teenus ei ole päris seal on mingid tehnilised mured, seal on mingisugused mured meil, mis sellega kaasnevad, et kuidas siis käituda. Mina käitusin hooliva inimesena selles osas, et ma lähen tehnilisse tiimi, ma räägin seda juhtkonnas, ma jagan seda ja meil on vaja see asi korda teha, sellepärast, et mina olen andnud turul lubaduse oma klientide ees ja ma pean seda lubadust hoidma, sest see on minu sõna, see on minu nimi. Nüüd meie rahvusvaheline tegevjuht ütles väga hästi, Urmas, väga vale mõtlemine. Kui sina lähed selles osas maailma päästma, siis jääb sinu põhifookus, uue müügi tegemine, kukub laua pealt maha. Ja ma ütlen, et aga sõbrake, et kui asjad ei ole hästi, kui ma teen uut müüki peale, siis ma rikun veel rohkem oma lubadust. Ja siinkohal me jäimegi nagu veidikene eriarvamusele või me diskuteerisime. Tema statement oli see või tema arvamus oli see. Kui selline asi jätkub, siis sa pead tulema sellest ettevõttest välja. Sa pead ütlema klientidele, vaata, härra või proua klient, ma andsin teile lubaduse, ma ei suuda seda hoida tänu sellele, et me hetkel veel arendame oma toodet. Mina lahkun ja ma lihtsalt annan teile sellest teada, et te oleksite teadlikud, et siin võib tõrkeid tekkida, aga iga ettevõte läbib oma kasvutsüklit, asju juhtub, toode areneb. Ehk siis 2 varianti, kas sa müüd pimesi edasi, tema siis mõte, et sa müüd pimesi edasi ja sa ei lase ennast segada sellest, et tegelikult toodeteenus järgi ei tule, või see, et sa ütled klientidele, ma andsin lubaduse, ma ei suuda seda hoida, sellel on selge põhjus, ma lahkun ja aitäh teile koostöö eest. Kui sa avastad ennast ühest või teisest poolest täna, siis ma ütlen, selles diskussioonis minu jaoks ei ole õiget ega valet. Minu jaoks on oma sisemine eetika, kuidas käituda ja müügiinimestena meil on nimi, me anname lubadust, me hoiame seda lubadust ja ettevõte siis backib meie selja taga seda, et see lubadus, mille me oleme kokku leppinud, see tuleb turult täita. Ehk siis mõtle korra selle peale, mõtle, millist tüüpi filosoofia on sul, kuidas sina käituksid, anna mulle sellest teada, kui vähegi viitsid kriba mulle ükskõik millises meediumis, see oleks huvitav kuulda, mis on sinu mõte sellest. Müü ennast 20% ettevõttesse sissepoole, 80% müü klientidele. Ma soovin sulle suurepärast müüginädalat ja näeme jälle. Tšau!